Mul on nagu küsimus üleüldiselt tänase päevakorra osas ja ka selle kogu nädala päevakorra osas. Me eelmine nädal neljapäeval päevakorras oli meil 3 punkti, millest siis ei saanud mitte ühtegi ära menetletud. Päevakorra number 1 siis punkt jäi pooleli, mida me ka tänasel päeval hakkame esimese punktina menetlema. Nüüd sellest lähtuvad päevakorrapunkt number 2 ja päevakorrapunkt number 3, siis oleks ju loogiline ja vastavalt kodu- ja töökorrale, et päevakorras esmaspäeval nad oleks vastavalt siis positsioonil number 2, kui me räägime näiteks lugupeetud regionaal- ja põllumajandusministri umbusaldamisest, ja number 3 oleks siis tegelikult pidanud olema Eesti Keskerakonna fraktsiooni siis OE numbriga 745. Miks siis vaadates seda nädala päevakorda me leiame oma eelnõu alles selle nädala neljapäevasel päeval ja miks ei ole kohe peale esimest päevakorrapunkti, mis on ette nähtud siin OE 751, miks ei ole järgmisena punktina kohe siis umbusalduse küsimuse arutamine? Aitäh! Suur tänu, hea kolleeg, et nagu te näete, siis pooleolev punkt on tänane kõige esimene punkt. Mis puudutab nüüd kõiki neid punkte ja seda, et oli väga hoogne arutelu, mistõttu teisi päevakorrapunkte eelmisel neljapäeval arutada ei jõudnud, siis me pidime tegema siin ka mingisuguseid ümberkorraldusi juba lähtuvalt sellest, et ka minister, kes oli endale neljapäeva vabaks teinud, et saaks tulla siia teie ette, et minister tühistas oma lähetuse selle tõttu, et saaks tulla siia teie ette ja täna ka siia teie ette jõuab. Ning mis puudutab seda kolmandat punkti, siis seadus ütleb, et need võetakse menetlusse esimestena, aga kirjas ei ole kindlasti seda järjekorda sellisena, et sellest ei ole ka varem Riigikogu lähtunud, et need oleksid lihtsalt järjestikused punktid. Ja kui te nüüd vaatate, et te olite eelmisel kolmapäeval 3. punkt või neljapäeval 3. punkt päevakorras, siis nüüd olete te neljapäevas lausa, kui ma vaatan, mitmendal kohal te olete tõstetud esimeseks punktiks neljapäevasel päeval, mis tähendab seda, et neljapäevasel päeval alates kella 10 on meil mitu tundi aega arutada teie äärmise põhjalikkusega valmistatud ettepanekut. Nii, Helir-Valdor Seeder, teil on ettepanek istungi läbiviimise protseduuri kohta, palun. Aitäh, minul ei olnud protseduuri kohta, mul musta kätte. Vabandust, teil on ettepanek päevakorra kohta, vabandust. Mul on mina vabandan. Ettepanek päevakorra kohta analoogselt kolleeg Lauri Laatsiga. Et nii nagu kodukorra seadus meil ette näeb, te küll väga loominguliselt tõlgendasite seda sätet, aga et kõik Riigikogu liikmed oleksid üheses inforuumis, siis ma loen selle ette, väga lühike, paragrahv 53 lõige 3. Täiskogu eelmisel töönädalal arutamata jäänud küsimused võetakse uue töönädala päevakorda esimestena, punkt. Väga selge ja kes loeb ka täiendavat seletuskirja, siis siin sellist tõlgendamise vabadust ja võimalust ei ole, nagu te praegu ütlesite, et paneme suvaliselt nädala peale need punktid laiali ja püüate selgitada siis nüüd siin Riigikogu liikmetele Keskerakonnale, et kui seadus ütleb, et tuleb esimestena panna, siis vaadake, olge õnnelikud, teil on pandud neljapäeval kõige viimaseks selle töönädala punktiks, et see on kooskõlas kodu- ja töökorra seadusega. Nii et mul on ettepanek viia see päevakord kodu- ja töökorra seadusega kooskõlla, ehk siis pooleli jäänud punkti arutelu järel peaks tulema tänase päevakorra projektis punkt number 5 ehk siis umbusalduse avaldamise arutelu ja täna kolmandaks päevakorrapunktiks peaks tulema siis Eesti Keskerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsus 745 OE. Ja seejärel saavad tulla siis arupärimised, nii nagu juhatus on selle koostanud. Nii et see on minu ettepanek ja mul on ka küsimus, kas Riigikogu juhatus oli konsensuslikult nõus sellise päevakorra esitamisega, kas kõik 3 juhatuse liiget osalesid? Aitäh. Ja, aitäh. Vastan teie küsimusele. Juhatuse otsus oli konsensuslik. Mis puudutab nüüd seda, kui jääb mitu punkti üles, siis te saate ju ise ka väga hästi aru, et sellisel juhul päevakorra planeerimine ka lähtudes ajaraamist, et see võib puudutada paljusid inimesi, võib osutuda pisut keerulisemaks ja ma arvan, et me leidsime nagu piisavalt hea kompromissi, et need punktid me kõik käesoleva nädala
päevakorras ka ära menetleme. Sealhulgas ma ütlen veel kord, et terve neljapäev on aega meil menetleda seda konkreetset päevakorrapunkti, mille osas see oli eelmisel neljapäeval 3. päevakorrapunkt, täna ta on päevakorraprojektis neljapäeval 1. päevakorrapunkt. Lauri Laats, küsimus istungi ja teie ettepanek on mulle arusaadav. Lauri Laats, teil on nüüd ettepanek käesoleva nädala päevakorraprojektiga seoses. Jaa, aitäh. No mina tõlgendan täpselt samamoodi kodu- ja töökorra seadus, mis puudutab paragrahv 53, mille osas on ka hea kolleeg Helir välja toonud, et see punkt 3, ma loen ta uuesti ette, et kõigil oleks ka arusaadav, et täiskogu esimesel töönädalal arutamata jäänud küsimused võetakse uue nädala päevakorda esimestena. Et siin teist arusaama või ei ole võimalik ju rakendada, et see, mida te tahate praegu rakendada selle päevakorra projektiga, mida te olete esitanud. Ja sellest lähtuvalt, et teie küll, ma ei tea, kas pilkate, aga see meie ettepanek, mis pidi siis juba OE-na olema arutelu all eelmine nädal, neljapäev, et see on väga oluline. See on väga oluline eelnõu ja räägib õiglasest astmelisest tulumaksu kehtestamisest. Ja nüüd öelda, et need arupärimised, mis siin on ees, on nii-öelda olulisemad kui meie eelnõu, mida te tahate nihutada 4 päeva hilisema päeva peale. Ma arvan, et see ei ole õige. Ja sellest lähtuvalt ma ikkagi teen ettepaneku. Ehk siis, kui vaadata tänast päevakorda, siis päevakorrapunkt number 1 jätta täpselt nii, nagu ta on. Mis puudutab teist päevakorrapunkti, siis see tegelikult tuleks arutada läbi ja loodetavasti võtta ka positiivse otsuse ministri umbusalduse osas ja peale seda jõuda siis meie Keskerakonna OE juurde, mis räägib astmelisest tulumaksust ja peale seda arutada siis neid arupärimisi. Aitäh! Aitäh, teie ettepanek on mulle selge, et nagu ma ütlesin, kui keegi ei ole vastu teie ettepanekutele, siis on võimalik selliselt seda päevakorda muuta. Kui on fraktsioon vastu, siis sellisel kujul ei ole võimalik seda päevakorra projekti heaks kiita. Ja juhiks tähelepanu ka muuseas meie kodu- ja töökorra seaduse paragrahv 53 kommentaarile, mis ütleb muus hulgas seda, et see säte tähendab iseenesest seda, et kindlasti need arutamata jäänud küsimused oleksid sellesse töönädala päevakorda lisatud ja et nad oleksid et neid oleks võimalik selle töönädala jooksul ka läbi arutada. See on selle sätte mõte ja see on siin kommentaaris ka kirjas. Et see kindlasti ei ole päris selliselt tõlgendatav, et kõik tuleks lisada 1, 2, 3 päevakorda, nagu ma ütlesin, et inimestel on ka teised päevakorrad ja tegevused, sealhulgas ka minister tänase umbusaldusega seoses tühistas oma välisvisiidi selleks, et tulla siia teie ette, nii et kõik need asjad on juba seoses selle päevakorraga ka ette võetud. Nii, aga nagu ma ütlesin, siis nii, ettepanek seoses päevakorra projektiga, Peeter Ernits, palun. Auväärt juhataja, et mul selline küsimus, et kuulsin, et kõrgesti austatud rahandusminister Jürgen Ligi on haigeks jäänud ja vaadates nüüd päevakorda, sellega kogu teisipäevane päev on meile vabaks tehtud. Et kas te olete mõelnud selle peale, et kui see puhkepäev meil, kuna Ligi täidab meil ju kogu teisipäeva, et kuidas seda päevakorda üldse siis lahjendada, et teisipäeval ka tööd oleks või on siis vaba päev meil? Aitäh, see on küll rohkem juba protseduuriline küsimus, et praegusel hetkel on Jürgen Ligi taotlus tulnud meil tänase päevaga seoses, mitte homse päevaga seoses, nii et ma ei saa teile kinnitada, et Jürgen Ligi taotlusi homsega seoses oleks tehtud. Mart Maastik, teil on ettepanek päevakorra projektiga seoses.
Suur tänu, härra eesistuja. Te tõite siin muudatuse ettepanekuna, et härra minister ei saa osaleda, kuna tal oli planeeritud siis välislähetus. Aga samas eelmisel nädalal jäi pooleli tema umbusaldamine ja kui ta oleks umbusaldatud, siis ta ei saanud ka planeerida ennast ühelegi järgmisele lähetusele. Nii et ma arvan, et ikkagi vastavalt seadusele tuleks lähtuda sellest päevakorrast, nii nagu meie töö- ja kodukorra seadus ette näeb. Aitäh, Mart Maastik, ärge tekitage palun segadust, et eelmisel nädalal me selle päevakorrapunktini üldse ei jõudnudki. Me alustame eelmisel nädalal pooleli oleva päevakorrapunktiga. Martin Helme, teil on ettepanek päevakorraprojektiga seoses? On küll, jah. Ma siin ausalt just kuulan ja mõtlen, et sellest päevakorrast ainult üks punkt täna on tehtud kodukorra seaduse järgi ja see on see, et neljapäeval jäi punkt pooleli ja jätkub esmaspäeval sealt, kus ta pooleli jäi. Et see punkt on õiges kohas. Aga kui te räägite siin nüüd sellest neljapäevasest ülejäänud päevakorrast, siis siin olete te küll teinud piibellikus mõõtkavas seaduse rikkumist, et esimesed viimasteks ja viimased esimesteks. Kui ikkagi Keskerakonna päevakorrapunkt oli neljapäeval 3. ja umbusaldamine oli neljapäeval 2. päevakorrapunkt, siis täna nad selles järjekorras siin peaksid olema. Mitte armulikult panna ta nädala viimaseks punktiks Keskerakonna siis punkt. See on puhas seaduse rikkumine ja see tuletab mulle meelde ühte pealkirja, ma artiklit ei hakanud lugema, kuidas siin Riigikogu esimees kuulutas aasta lõpul, et parlament on korda tehtud. No ei ole korras, et toimub järjekordne täielik seaduse rikkumine ja ma ei saa aru, mis kompromissist me räägime, kui lihtsalt võetakse fraktsioonilt võimalus ära seda seadusejärgset tegevust. Nüüd mul on muidugi päevakorra suhtes ettepanekuid mitu. Esimene ettepanek on siis selline, et ainus punkt tegelikult, kus Riigikogu esimehel on tõesti ise õigust valida seda kohta, on umbusalduse punkt, eks. Seal te ei pea juhatusega kokku leppima, suure saaliga kokku leppima, mitte midagi. Ise panete sinna nii, nagu panete. Aga üldine poliitiline tava on olnud, et võimalikult kiiresti tehakse umbusaldus ära ja siis minnakse edasi. Minu ettepanek on selline, et peale tänast esimest päevakorrapunkti jätkame me ministri umbusaldamisega ja seejärel tuleb neljapäevane päevakorrapunkt ehk see, mis jäi neljapäeval eelmisel nädalal pooleli, tõstetakse tänaseks 3. päevakorrapunktiks ja siis läheme arupärimiste juurde. Aga ma juba tean ette, et te hakkate mulle mingit jampsi ajama siin selle kohta, miks nii teha ei saa ja keegi ikka protestib, nii et mina siis ütlen teile, et esindajate poolt võtame tänase teise päevakorrapunkti ehk siis arupärimise Igor Tarole selle nädala päevakorrast välja, palun. Suur tänu, teie ettepanek arusaadav ja teine päevakorrapunkt jääb siis tänasest päevakorrast välja, sealhulgas on teil ettepanek tõsta ümber tänane päevakord viisil, nagu te seda sõnastasite. Õnne Pillak, ettepanek päevakorraprojektiga seoses. Jaa, aitäh. Reformierakonna fraktsioon ei toeta selle päevakorraprojekti muutmist. Ehk siis, kuna üks fraktsioonidest ei ole ettepanekutega nõus, siis me ei saa neid päevakorraprojekti puhul arvestada. Helir-Valdor Seeder, ettepanek päevakorraprojektiga seoses. Jah, austatud juhataja, teil ja kolleeg Õnne Pillakul on kõik segi nagu pudru ja kapsad. Ja see, millega te siin tegelete, on kodu- ja töökorra seaduse rikkumine. Ma veel kord ütlen, et kõigepealt seadus ütleb väga üheselt ja ei jäta siin mingit suurt tõlgendamisvõimalust, et täiskogu eelmisel töönädalal arutamata jäänud küsimused võetakse uue töönädala päevakorda esimestena ja läbi erinevate koosseisude on seda ka ühtemoodi mõistetud ja ongi pandud järgmise töönädala esimesteks punktideks esimesel tööpäeval, mitte hajutatud laiali erinevatele tööpäevadele. See on ka senine praktika olnud. Nüüd, teil on võimalus küll sellisel kujul, nagu te juhatuses olete selle ette valmistanud, siin hääletusele panna, aga ainult ühel tingimusel, kui olukord on vastupidi. Kui te selle muudatuse teete siin saalis keegi ja kõik fraktsioonid on sellega nõus,
vaat vastupidi, mitte et teie seadusega kooskõlla viimisega ei ole teised fraktsioonid nõus, mitte nii, vaid et te tulete nende ettepanekutega nüüd välja tõsta ümber ja kui suur selle heaks kiidab, suur saal selle heaks kiidab, ükski fraktsioon vastu ei ole, siis võib küll selle tulemuseni jõuda. Aga mina juba teatan, et me ei ole nõus, ma tahtsingi seda öelda, me ei ole nõus selle muudatusega, millega juhatus on tulnud välja ja mul on jätkuvalt ettepanek viia päevakord kooskõlla kodu- ja töökorra seadusega. Aitäh! Aitäh! Ma kuulsin siin ka teistsugust ettepanekut, et päevakorra projekti mitte muuta ja see tähendab seda, et me lähtume täna väga selgelt ka mitte ainult kodu- ja töökorra seaduse nii-öelda sellisest laiemast mõttest, vaid ka sellest kommentaarist, mis väga selgelt ütleb, et selle nädala jooksul me peame kõik ära menetlema. Kõik need pooleli olevad punktid peame ära menetlema. Ja see on selle seaduse mõte. Kommentaar on seda väga selgelt ka avanud ja see esimestena ei tähenda esimesena. See ei tähenda esimesena. See tähendab seda, et kommentaaris on väga selgelt lahti kirjutatud, et selle nädala jooksul menetletakse need konkreetsed eelnõud ja ettepanekud ära. Ja seda me ka teeme. Seda me ka teeme ja sellel põhjusel on ka kolmapäevane või eelmise nädala neljapäeva 3. päevakorrapunkt tõstetud neljapäeva esimeseks päevakorrapunktiks. Lauri Laats, ettepanek päevakorra projektiga seoses, palun. Jaa, aitäh. No kahju, et Eesti 200 ja Reformierakonna esindajad ei saa aru, et mis on seadus ja et seadus tuleb kinni pidada ja antud juhul tõesti rikutakse kodu- ja töökorra seadust. Aga tõenäoliselt, et võib-olla ongi nii, nagu hea minister Joller ütles, et nii kaua, kuni meil 51 häält on, siis te peate meid kannatama ja vait olema. Ja tõenäoliselt ka selle päevakorra kinnitamisega läheb nii. Ja kuna teil ongi rohkem hääli, siis vähemalt midagigi me saame teha. Ja selleks, et vähemalt osaliselt me saaksime nii-öelda päevakorraga minna edasi, mis lähtuks ka kodu- ja töökorra seaduse paragrahv 53, siis me võtame täna välja, oleme sunnitud välja võtma oma arupärimise, et ma saaks vähemalt teise punktina menetleda umbusaldust. Ja mul on väga kahju, et te sellist olulist küsimust nagu õiglase astmelise tulumaksu kehtestamist ei anna meil vastavalt kodu- ja töökorra seadusele menetleda ja panite ta neljapäevaks. Aitäh! Ma korra palun täpsustada, et teie ettepanek oli välja arvata siis tänane 4. päevakorrapunkt ja Jaa, et ega teile muud võimalust meile ju ei anna, kui praegu välja arvata 4. päevakord ja sellega muutub tegelikult siis umbusalduse küsimuse arutamine teiseks punktiks tänases päevas. Aitäh! Aitäh! Nii, rohkem ettepanekuid päevakorra projektiga seoses ei ole. Ma võtan need kokku siis, kui ma sõnastan muutused päevakorra projektiga seoses, millele keegi ei ole vastu olnud. Ja millele ka keegi ei saa vastu olla, sest kui algataja võtab ise välja, siis nii on. Aga küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Martin Helme, palun. Aitäh! Eks ma osaliselt juba selle küsimuse adresseerisin ära, kui ma päevakorra muudatust tegin, aga ma tahaks ikkagi selgitust saada, et mis see loogika on, et me ei järgi kodukorda, mis näeb ette tõepoolest esimestena ja see on mitmuses sellepärast, et võib ju olla mitmeid punkte, mis jäävad neljapäeval menetlemata. Ja see tähendab seda, et mitte üks punkt ei tule esmaspäeva neljapäevast üle, vaid kõik need punktid tulevad esmaspäeva neljapäevast üle. Esmaspäev sellepärast ongi pikk päev meil. Ja teine küsimus on mul, et mis see loogika on meil ja see on nüüd küsimus, eks ole, juba juhataja, Riigikogus esimehe enda otsuse kohta, seda te ei teinud juhatuses, et umbusaldusavaldus on siis päeva lõppu pandud. Mis see mõte on, et siis äkki meedia on ära läinud või koalitsioon ei pea kohal olema või et no see ei ole ka absoluutselt poliitilise kultuuriga kooskõlas, mis meil siiani on olnud. Aitäh! Aitäh, hea kolleeg, et nagu ma ütlesin juba korduvalt, esimestena ei tähenda esimesena. Ja seaduse kommentaar väga selgelt ju laiendab seda, et need peavad olema selle nädala jooksul ära menetletud ja päevakorda pandud viisil, et neid oleks võimalik selle nädala jooksul menetleda. Ja sellest lähtuvalt on ka see päevakorra projekt koostatud. Peeter Ernits, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta, palun. Ei, vabandust, ei ole.
mõtlesin seda eelnevalt, et kui Jürgen Ligi on ka homme haige, et aga mis siis juhtub, et aga. Siis Jürgen Ligi teeb meile vastava avalduse, aga Jürgen Ligi ei ole meile sellekohast avaldust teinud, nii et me oleme täna teadlik, et ta täna palus või ta teatas, et ta ei saa täna tulla arupärimisele vastama. Kalle Grünthal, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta, palun. Aga ma tänan. Vaadake, härra Hussar, Riigikogu on kunagi vastu võtnud Riigikogu liikme töö- ja kodukorra või kuidas seda nüüd nimetaksegi, sest õiget nime pole enam mõtet öelda, sest seda väänatakse, käänatakse, kuidas Jumal juhatab. Ütleme niimoodi, et Riigikogu võttis vastu see paragrahv 53 lõike 3 täiskogu esimesel töönädalal arutamata jäänud küsimused võetakse uue töönädala päevakorda esimestena. Ja sedasi on toimitud kogu aeg, lähtudes ka tavadest. Ma usun, et Helir-Valdor Seeder on absoluutselt palju kompetentsem. Te ei küüni tal isegi põlve otsani, tundes teda ja ta oskab väga hästi seda seadust lugeda. Ja nüüd ühel hetkel selgub Eesti Vabariigis, et seadus ei kehti. Lauri Hussar otsustab ise, et seadus ei pea kehtima, sest tema sõna on kõvem. Mida te tahate sellega öelda? Kas te pole siiamaani selle varsti 4 aasta jooksul, 3 aasta jooksul aru saanud, mida Villu Kõve on siin öelnud? Ükski kommentaar, rõhutan, mitte ükski kommentaar ei asenda seaduse mõtet, sisu, mismoodi teda on tehtud eelnevalt. Saate sellest aru? Ja kui te praegu ütlete, et see on nii ja naa, siis arvestage sellega, et mina võtan ka kõik oma pidurid maha, mida ma olen hoidnud, ja ma teen ka teil sellist kommentaare, mida mul on soovitatud teha. Tahate seda näha või? Hea kolleeg, et me oleme seda näinud siin juba küll ja veel neid pidurite maavõtmisi, et ärme muutu labaseks ja liigume edasi. Et Helir-Valdor Seeder, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta, palun. Aitäh. Riigikogu esimees, vaadake, rahvatarkus ütleb, et kes tuult külvab, see tormi lõikab. Et miks te seda teete praegu? Te olete ise toonud meediale esinedes, avalikule esinedes kogu aeg esile, kuidas te soovite Riigikogus luua töist õhkkonda. Praegu te tühja koha pealt tekitate tüli. Ma tõesti ei saa aru, miks koalitsioonisaadikutel on praegu seda vaja. Ma tõesti ei saa aru. Näete, me oleme jõudnud nüüd selleni, et teise päevakorrapunktina me ikkagi hakkame arutama umbusaldust. Ja see, et üks punkt on lükatud nüüd neljapäevaks, mida me võiks täna arutada, mis oleks päevakorras, see seda küll ei vääri praegu, mida te teete. Et mul on väga tõsine küsimus, et miks te seda teete? Aitäh, hea kolleeg, et nagu ma korduvalt juba teile ütlesin, siis esimestena ei tähenda esimesena ja need küsimused arutatakse kõik selle nädala jooksul ära. Ja nüüd me läheme edasi päevakorra täpsustamise ja kinnitamisega. Ma rohkem ei võta ühtegi ettepanekut ega protseduurilist küsimust, sellepärast, et meil on vaja jõuda nende päevakorrapunktideni, mis täna päevakorras on. Ja teatavaks tehtud päevakorras on toimunud muudatusi. Rahandusminister Jürgen Ligi on haigestunud ega saa seetõttu täna arupärimisele number 863 vastata. Seega jääb see punkt päevakorrast välja. Algataja ettepanekul jääb täna välja Riigikogu liikmete Helle-Moonika Helme, Anti Poolametsa, Arvo Alleri, Evelin Poolametsa, Rain Epleri, Rene Koka, Siim Pohlaku ja Martin Helme esitatud arupärimine siseminister Igor Tarole Vene-Iisraeli ärimehe Sergei Ugeri tegevusseaduslikkuse kohta seoses Väimela alevikus planeeritava mineraalvee kaevandusega. See on siis arupärimine number 858, tänane teine päevakorrapunkt. Ja välja jääb algataja ettepanekul ka tänane 4. päevakorrapunkt, milleks on Riigikogu liikmete Vadim Belobrovtsevi, Lauri Laatsi, Peeter Ernitsa, Vladimir Arhipovi ja Anastassia Kovalenko-Kõlvarti esitatud arupärimine Eesti teatrite rahastamise kohta number 867. Sellele arupärimisele pidi vastama kultuuriminister Heidy Purga.
Need on ettepanekud ja päevakorra projekti muutmiseks ja me asume nüüd selle päevakorra ettevalmistamise hääletuse juurde. Head kolleegid, Helir-Valdor Seeder soovis võtta vaheaja. Aga enne seda siis ma annan Lauri Laats veel teile sõna, et teil on veel üks ettepanek siis päevakorra projektiga seoses, palun. Ja aitäh. No kuna ei taheta nagu pidada kinni kodu- ja töökorrast ja seadusest, siis protesti eesmärgiks me võtame neljapäevase oma punkti maha, kui te just ei soovi esmaspäeval täna seda menetleda, mis tähendab seda, et te tekitate sellist olukorda, kus neljapäeval Riigikogu ei tööta ja see on teie otsus. See on teie otsus. See on teie otsus. See ei ole minu otsus. Et hästi, me saame selle, me lisame siis ka Lauri Laatsi ettepaneku arvata käesoleva töönädala päevakorrast välja ka neljapäevane esimene päevakorrapunkt, milleks on siis eelnõu 745 esimene lugemine. Ja Helir-Valdor Seeder, teil on sõna, palun. Ja aitäh. Ma palun enne hääletamist 10 minutit vaheaega. 10 minutit vaheaega.